Tere! Selles videos uurime prokaryootide esinemise nähtust biofilmi näol. Räägime, mis see oma olemuselt on, uurime selle teket, millisel kujul see esineb ja miks on biofilm nii oluline. Nagu teame, ei ela bakterid tavaliselt üksikult. Nad eelistavad moodustada kogumeid, mida nimetataksegi biofilmideks. Biofilmid võivad tekkida peaaegu igale pinnale, kus on olemas vesi või niiskus, näiteks hammastele, kus pesitsevad sageli streptokokki bakterid, eesotsas just streptococcus mutansi bakter peamise hambakattu tekitajana. Biofilmid tekivad ka veresoontesse paigaldatud kateetritele, kontaktläätsidele või isegi jääkividele. Oluline on mõista, et need ei ole juhuslikud kogumid, vaid väga organiseeritud ökosüsteemid, mida hoiab koos bakterite eritav limakiht, mida nimetatakse ekstratsellulaarseks polümeerseks maatriksiks ehk EPS. See EPS-maatriks koosneb peamiselt suhkrupolümeeridest ehk polüsahariididest, valkudest, lipiididest ja nukleinhappest DNA ning see EPS-maatriks toimib natuke liimina, mis hoiab neid mikroobe pindadel kui ka üksteise küljes kinni ja ka kaitseb neid keskkonna kahjulike mõjude eest. See DNA EPS-is on tegelikult ekstratsellulaarne DNA ehk eDNA, mis suurendab biofilmi tugevust ja sidusust. Lisaks on geenide poolest EPS ideaalne koht, kus bakterid saavad geenimaterjali vahetada horisontaalse geeniülekande kaudu. Räägime 2 protsessi näitest, transformatsioonist ja konjugatsioonist, kuidas biofilmides võib antibiootikumi resistentsus levida sellel moel. Transformatsioonis EPS-is leiduv eDNA sisaldab ka geenijuppe surnud või lüüsitud bakteritest, mis on biofilmi sisse jäänud, ehk elusad bakterid saavad seda DNA-d üles korjata ja kasutada näiteks antibiootikumi resistentsuse saavutamiseks. Konjugatsioonis toimub otsene kontakt 2 bakteri vahel, kus plasmiid ehk väike kogumi osa DNA-st liigub ühelt bakterilt teisele. Biofilmi sees bakterid ei tegutse isoleeritult. Nad eritavad biofilmi maatriksisse keemilisi signaale ehk autoinduutsereid suhtlemiseks protsessis, mida nimetatakse quorum sensinguks. Kui nende autoinduutserite kontsentratsioon jõuab piisava tasemeni, siis käivitub nende bakterite teatud geenide ekspressioonid tänu valgulistele retseptoritele, mis nende membraanil on. Näiteks hakatakse tootma veel rohkem seda limataolist EPS-i. Biofilmi koostis ei ole homogeenne, selle sees tekivad mikrokeskkonnad. Pinnale lähemal on hapnikurikkad kihid, kus elavad aeroobsed bakterid, aga sügavamal on hapnikuvaesed tsoonid, kus elavad anaeroobid. See kihilisus just muudabki biofilmi kohe eriti vastupidavaks, sest antibiootikumid või immuunsüsteem ei suuda korraga kõiki kihte hävitada. Aga nüüd vaatame, kuidas tekib biofilm. Esimeseks etapiks on pinnale kinnitumine. Bakterid kasutavad struktuure nagu fimbriasid, piili ja lipopolüsahariide esialgseks kinnitumiseks hammaste, torude või kivide külge. Täpsemalt aitavad neil kinnituda ka biokeemilised interaktsioonid, mille nimed on Van der Waalsi elektrostaatilised interaktsioonid. Järgmiseks on vaja bakteritel kasvatada koloonia. Kui üksikud bakterid kinnituvad, siis nad hakkavad jagunema ja moodustavad mikrokolooniaid ehk siis väikseid grupikesi, mis ongi kogu biofilmi aluseks. Ja viimasena tulebki siis moodustada see limakiht ehk EPS. Just nimelt EPS on see, mis teeb tavalisest bakterikolooniast biofilmi. Tänu EPS-ile on biofilmides olevad bakterid geneetiliselt palju aktiivsemad, sest nad võivad vahetada antibiootikumi resistentsuse geene omavahel ja kohanduda kiiresti keskkonna muutustele ning biofilmi sees on bakterid tegelikult kuni 1000 korda resistentsemad just sellel põhjusel. Lisaks on just seetõttu ka biofilmi moodustumine tihti seotud stressireaktsioonidega ehk kuivus, hapnikuvaesus ja antibiootikumid võivad EPS-i tootmist suurendada, sest bakterid lähevad nii-öelda stressi ja tahavad seda kaitsvat limakatet endale peale kasvatada. EPS moodustab kuni 80–90% biofilmi mahust, ehk siis enamus sellest kihist ei ole bakterid ise, vaid just nimelt see limane kiht, mille peamine komponent on ekstratsellulaarne polüsahariid ehk lihtsas keeles suhkur. Kui küps biofilm saab nii-öelda valmis, on see kujunenud kanalikujuliseks struktuuriks, kus toitained ja hapnik liiguvad. Seal toimub õhutransport ja vajalike toitainete liikumine läbi väikeste torukeste. Bakterid siis spetsialiseeruvad ja neil kujunevad välja erinevad rollid ja tekib omamoodi mikroökosüsteem. Nii nagu kõikide muude asjadega elus ei ole ka biofilm igavene, ehk siis mõned bakterid lahkuvad, näiteks siis, kui ensüümid lagundavad seda EPS limakihti. Siis kolivad bakterid uutesse kohtadesse, et alustada uus biofilm. Aga nüüd räägime, miks see kõik nii oluline on. Esiteks, meditsiinis on hinnanguliselt 65–80% kõigist kroonilistest infektsioonidest seotud just nimelt biofilmiga. Biofilmid moodustuvad veresoonte sees kateetritel, südameklappidel ja implantaatidel ning sellisel kujul moodustavad biofilmid on väga raskesti ravitavad. Näiteks pseudomonas aeruginosa moodustab biofilme tsüstilise fibroosi kopsudes, tehes infektsiooni krooniliseks ja ravimi resistentseks. Kuid biofilmid ei ole ainult halvad asjad ja need eksisteerivad looduses põhjusega.
Tööstuses kasutatakse neid biosensorites ja bioreaktorites, aga ka reoveepuhastites. Looduses aitavad nad lagundada toitaineid ja seovad ka kogu ökosüsteemi. Lõpetuseks mainin ära ühe väga huvitava liigi, Shevanella oneidensis, mis suudab biofilmides elektrit juhtida, sest nad kannavad elektrone läbi nanotraatide ehk piili sarnaste struktuuride ja sellest arendatakse tänapäeval biopatareisid. Seega biofilmid ei ole lihtsalt bakterite kogumid, vaid need on väga keerulised, aga samas organiseeritud kogukonnad, kus bakterid omavahel suhtlevad ja teevad koostööd. Aitäh kuulamast!